Nii, ja meie kiviline kauboi on siis naasnud Põhja-Küproselt ja peaelamusi, mõtteid, uusi visioone täis. See on Põhja-Küprose lipp, see on Türgi lipp. Kae. Tegelikult ongi türklased seal elavad. Türgi on sinu majas nüüd siis aukohal? Kuidas? Türgi on sinu korteris siin nüüd aukohal siis või? Ma ei ole mitte aukohal, see Põhja-Küpros kuulubki, seal elavadki töötlased. Aga nüüd võib-olla Türgi iseseisvuspäeval tõmbad ka lipu välja? Lihtsalt see ongi, töötlased elavad seal ja igatahes nad on väga lahked ja viisakad ja eestlastel annab töötlased õppida, kuidas on näiteks Eston kuningas ja kui sa midagi soovid, siis nad poevad või nahast välja, et sinu soove täita ja kõik, jah, mulle nad meeldivad rohkem kui eestlased. Eestlased on sellised, ma pole kunagi isegi Venemaa venelased on tegelikult lahkemad, ta annab sulle viimase leivatüki ka, aga nagu öeldakse, et see puutub sellest teemast mööda. Aga räägi parem seda, olid Küprose Türgi naised ka lahke Anniga? Ei neid peaaegu näinudki, need on rohkem kodused, mehed on müüjad ja teenindajad, ega neid Küprose naisi peaaegu ei näinudki, palju ma nägin oma need gruppi ja need naisi nägin ja Küprose naisi peaaegu näinud ja mõnda nägin, et olid jah, sellised, üks oli kellega hästi läbi saima, oli tegelikult venelane ja üks veel oli, kes vene keelt oskas, kellegest ma mütsisti võtsin seal, aga seal alati, see on huvitav, meid huvitati, et mul vahel läks meelest, et nende kultuur on selline, et peab kauplema, peaaegu kuskil mingit hinda ei ole, et küsid, siis ütleb, aga siis läheb natuke aega mööda, kui see, peab pool odavamalt saada. Kui need mütsiski, mis ma sealt ostsin, siin on Türgi müts, siis on ka veel ilus müts, mis ma selle, kes vene keelt oskas, see algul küsis, ma ei mäleta, umbes 20 euri veel, küsida peab ka oskama. Ja lõpuks sain, ma ütlesin, seegi oled läinud või vene keeles, ja panin uksest välja, siis jookse poole järgi, tule tagasi. Läksin tagasi, siis ütles, 15. Ei, ma ütlesin ikka, head aega ja siis jooksid jälle mulle järgi ja siis lõpuks 10 ikka võtsin mulle, nad lihtsalt nii meeldivad ja seal oli huvitavad neid samu metse kuskilt mujal ma ei näinud ja igat üht oli üks, ega kui keegi veel tahtis, siis enam teist ei olnud. No et kohalikke naisi oli vähe näha, aga kuidas siis oma grupi prouad olid? Oma prouad olid enamus pensionid või kes olid siis abikaasaga ja ega ma sinna naist ka võtsime. No naisi on sul kodumaalgi ju jalaga segada. Nii segada, ega ma ikka naiste pärast ja sinna ei läinud, aga... Nii et võtame siis kokku asja otseselt niimoodi pessa ei jõudnud? Ei jõudnud. Veel mõni suveni. Oled sa ka kokku arvestanud, kui palju kogu see üritus sulle nüüd maksma läks? Et see reisikulu oli ju tohutult suur, aga koha pealgi kindlasti oled siin omajalgu laristanud. Koha peal on nii palju, kui võtsid, soovitati 100 päevas, mul nii palju ei olnud.
väikses. paljud ikkagi imestavad, kuidas sa majahoidja palga eest seda kõike saad lubada omale. No jah, kui täitsa aus olla, siis ega olekski saanud, ma võtsin pangalaenu 600 euri, mida maksan nüüd 750 2 aastaga tagasi. Majahoidja palga eest muidugi saa. No, nii et järgmised 2 aastat tuleb natukene kesisemalt läbi saada. No jah, 30 euri kuus saab maha, noh. Ei tea. Aga sellest hoolimata ei kahetse. Ei kahetse, see oli väga elus. Ja kuuldavasti on järgmine reiski juba silmapiiril. No jah, mul on juba tänaseks bingo ostetud, kui jackpoti saanud, siis minu järgmine reis on Jaapanisse. Aha, miks sinna? Sest mulle, kui täitsa aus olla, siis ei meeldigi seal, kus käisime mingi antiiksed vaemed ja mingid kindlused ja kõik see vajalugu mind tegelikult jätab natuke külmaks, aga mulle meeldib, alati meeldinud Jaapani tehnika muuseas. Esimene muusikakeskus on pioneer, mis on Jaapanis tehtud. Ja ka naisedki seal sind külmaks ei jäta? No ei, seda on mis see kogu aeg naised räägid, aga siis on, aga jah, lihtsalt Jaapani tehnika ja see tehnoloogia, seda ma imetan nii palju, kui ma olen telekastki näinud. See on nüüd siin siis teie turismigrupi pilt, jah? Jah, siin on, mis ma koha peal siis tegin. Ei oska öelda, palju see üks pilt maksab koha pealt. Noh, seal ma unustasin kaubelda. Nüüd ma tellisin, maksab 69 senti ja need maksavad 8 euri tükk. Aga 10 minutiga oli valmis. Nähtin ühte topelt tehtigi kingituseks. Igal pool aina üksi ja õrnemat sugu ei paista kusagil. Ei ole, jah. Ja mis sul oma naised asjadest arvavad? Ei saa midagi. Lihtsalt see naiste hooaeg, ma meeldib läbi ja talv ka ja eks kevadel vaatame uuesti. No ei, no aga eks siin nüansse ole mitmeid. Oma naine Merika, eks ole, Pruut Ilme ja Armuke Reetki võivad sõna võtta. No jah, see nagu mul tekst sai ütelda, et õige mehel peab olema naine Armuke 2 listi. Mul ei ole momendil peaaegu kedagi, aga ma puhkan vahepeal ka. Siis kevadel või jaanilaupäeval siis võib-olla seda uuesti tegutses. Kui peaks tahtmist olema. Siin on ka veel see pimedad, see hotelli peahoone ilusam kui päeval. Aga võtame teema kokku siis. Soovitad kõigile Küprose tuliseid kaunitare? No soovitan küll, aga enne peab põhjalikult järgi uurima palju tegelikult see maksma läheb, mis algul mina läksingi, kui ma oleks teadnud, nii kallis on, siis ma poleks läinud, aga kui algul öeldi, et alates 79 euri, noh, siis hiljem, kui tuli veel lisaks maks, et pidi veel lendama ka, noh, siis ma jalgsi viitsin minna ja uluda ei oska ja noh, siis pidingi lendama, aga see ikka Indiga peaks see, noh, lendamine ikka paketi sees juba olemata. Olgu 79, ma mõtlesin, kohe läheks. Siis oli passi vaja veel. Noh, kõik ikka tuli ka tasud. Kokku mul läks ikka, no ma võtsin koos see tasku aega ikka mingi 1000 euri.